Aga jätkame siis selle ploki viimase ettekandega. Ehk jõuavad veel viimased huvilised siia ruumi. Et meie ees on nüüd Tarmo Koppel, kes räägib meile looduslikest magnetväljade kõikumise mõjust inimese enesetundele. Palun! Aitäh ja aitäh kõikidele, kes te olete nii tublid ja seda talveakadeemiat siin korraldate. Mina olen oma doktorantuuris jõudnud ka lõpusirgele ja see on mul siin 3. võimalus esineda. Esimene aasta ma olin küll posterettekandega, aga siis ma nägin, et tasub rohkem pingutada. Et see on nüüd, ja kindlasti sõnum kõikidele teistele doktorantidele ja ka magistrantidele, et tasub siia tulla. Siis te ei pea osalustasu maksma. Et mina siis harin ja lõbustan teil teemal looduslik magnetväli ja see on üks uurimisprojekt minu sellisest doktorantuuri uurimisteemast, mis on siis elektromagnetväljade mõju inimesele, õigemini töötajale. Olen siis Tehnikaülikooli töökeskkonna ja tööohutuse õppetoolist. Ja siis tavaliselt me mõistame nende väljade all kõiki neid tehislikke välju, et vaadake, mikä seade mul siin kästi külge panna, see siin kiirgab jubedalt, et pärast tuleb vitamiini süüa, et üle olla sellest. Nii, ja looduslik magnetväli on siis üks nagu komponent sellest elektromagnetväljade spektrist ja siis see uuring siis pidi natukene, ma mõtlesin, et mis see siis küll on, et magnetväli natukene õigub, et aga mis see siis ikka inimesega teeb, aga tuleb välja, et teeb üllatavalt palju, et tegime sellise uuringu, et statistiliselt määrata, kuidas siis kui paljud inimesed on nagu mõjutatud sellest ja millised need sümptomid on. Ning me siis nagu vaatleme muidugi mitte tavalist päeva, vaid vaatame sellist magnetvälja kõikumise päeva, mida rahvakeeles nimetatakse magnetormiks. Ning üritasime siis välja tuua need sümptomid nii kognitiivsed kui füsioloogilised. Nüüd magnetvälia fluktuatsioone võib tegelikult magnetomeetria seisukohast väga mitmeti liigitada, et meil kasutatakse magnetomeetriat arheoloogias, et kus on inimene pesitsenud kunagi 1000 aastat, 2000, 4000 aastat tagasi, siis sellest elutegevusest jääb selline kultuurkiht, mis on magnetomeetriliselt tuvastatav, sest see on seal teatud ferromagneetilised osakesed seal asetsevad, samuti sõjanduses, näiteks allveelaevi üritatakse magnetväljadega tuvastada. Sel eesmärgil näiteks tehakse kaljemaid allveelaevu nüüd titaankerest, ülimalt kallis metall, aga see on seda väärt, et kui sul tuuma-allveelaev kuskil seal ookeani sügavustes on, et siis seda vastane üles leiaks. Ja kosmoseuuringutes leitakse ka sealt, tähendab teiste planeetide magnetvälju, et väga huvitav fakt võib-olla, mida paljud ei tea, et kunagi, praegu Marsil magnetvälja ei ole, aga kui sond saadeti sinna tiirlema, siis sellel oli magnetomeeter peal ja see leidis, et Marsil oli kunagi magnetväli, mis oli 10 korda tugevam kui maa magnetväli praegu. Nii et sellest on saadud nagu lisainformatsiooni selle kohta, et kuidas siis Mars kunagi atmosfääri kaotas, ilmselt oli seal asteroid või komeet, mis sinna paugu pani ja siis kui ta sulas on, siis ta jättis selle magnetvälja jälje nagu endale külge, sest sulametallis siis on ju teatud magnetilised omadused muutuvad. Ja siis, kui ülejäänud planeet kaotas magnetvälja, siis kosmosest või päikesetuul nagu pühkis selle minema atmosfääri. Nii et mina nüüd nii ambitsioonikas ei ole, et mina olen siin maa peal ja siis üritan selgitada, et kuidas siis need ajalised kõikumised magnetväljas inimest mõjutavad ja miks seda võiks siis oluline teada olla, sest mina arvan, et ikkagi see elektromagnetismi teema on ikkagi kõige tähtsam teema, sellepärast et inimene valgust näeb, ütleme keskkonnategurite aspektist. Et müra ta kuuleb, vibratsiooni tajub, aga magnetvälja suhtes nüüd alles siis hakkab tajuma, kui tervisega midagi nässus on. Et selle tõttu tuleks nagu teada, et olla tark ja käituda targalt, kui sellised juhtumid aset leiavad. Nüüd ma võtsin kaasa siia magnetomeetri, mis näitab meile magnetvälja kõikumist reaalajas praegu. Et siin tiksub vaikselt ja siit ma loen, et
et meil siin praegu magnetväli kõigub kuskil 45,340 ja 45,330, et siin 10 nanotesla piiresse jääb praegu see kõikumine. Et see on niisugune tavapärane kõikumine, aga üllataval kombel tegelikult eile oli magnettorm ja kui me täna näiteks meie uurimisrühma veebilehe lahti lööme, siis näeme siin märkust storm. See tähendab, et siit me näeme seda reaalajaselt võite alati minna vaatama, et eile öösel algas või eile hilisõhtul hakkas siis magnettorm. Ma nüüd siin sõitsin Pühajärvele, ma ei ole nagu siin vaadanud, kas on stabiliseerunud või mitte, ilmselt on stabiliseerunud, sest siin on see kõikumine väikene. Aga ütleme, siin on need kõikumised siis kuskil mitte 10 nanoteslat, nagu me praegu nägime seal kõikumas seda reaalajas magnetogrammi, vaid siin on 100 isegi rohkem. Ja kui niisugune jõmakas või niisugune kõva mats käib läbi, siis teatud inimestel kipub ta tervisele mõjuma. Alguses on need kognitiivsed sümptomid ja hiljem võib see siis välja kujuneda peavaludeks või millekski raskemaks. Et praegu on meil siin mõni minut tiksunud ja me näeme, et see on tõesti siin kuskil 5 kuni 10 nanotesla piirides. Üks väga huvitav kõrvalepõige, mis ma tahaksin teha, on, et tegelikult inimene genereerib ka magnetvälja. Ja seda on nagu mõned niisugused eesrindlikumad uurijad üritanud siis arendada nime all Global Coherence Project, mis lähtub sellisest huvitavast hüpoteesist, et meie kõik oleme nagu kollektiivselt oma teadusega ühendatud läbi magnetvälja. Väga niisugune ambitsioonikas väide, ma ei oska seda väga kommenteerida, aga meie oma rühmas leidsime väga huvitav efekti, kui me hakkasime seda magnetvälja mõõtma. Et juhtumisi kummardusid selle magnetsensori kohale ja siis näed, et magnetväli muutub. Mõtle, mis asja, mis siin inimeses saab mõjutada, sest inimene tekitab küll vahelduvat magnetvälja, sest iga südamelöök on ju tekitab magnetvälja tukse. Aga sellest kujunes välja hoopis teine uurimissuund, mida ma tahan täna teiega õhtul jagada. Panin sinna suur saal on siis niisugune teema diskussioon siin koos teiega, et mis on siis bioenergia teaduslikust aspektist ja see inimese biomagnetvälli, mida kõik, kes siia tulevad, me saame mõõta, on siis üks niisugune näide sellest. Samuti me mõõdame bioelektrit, mis on siis kui ütleme inimene kui aku, et kui laetud ta on. Et see võib olla tulevikus hoopis niisugune uus valdkond, mis annab natukene valgust sellele, mismoodi inimene toimib. Nii et vabandage, ma tegin natukene reklaami juhtuks. Nii, aga lähme ettekandega edasi. Nüüd magnetvälja ajalised kõikumised võivad olla mitmesugused. Siin on siis näiteks tüüpiline päev, siin on 40 nanoteslat see kõikumine, see tuleb sellest, et päikene nagu tiirleb ja siis surub maa magnetvälja. Siis nüüd, kui päikesel toimub purse ja siis ta saadab maailmaruumi laetud osakesi ja kui nende osakeste teele juhtub sattuma planeet Maa, siis me näeme maakera magnetväljas niisugust pauku. See on nüüd üksik impulss, aga see on juba see, mida võivad mõned väga tundlikud inimesed tunda. Nüüd, kui neid pursked on seal, see on nagu suuremad pursked ja neid võib olla seal mitu, siis me näeme neid impulsse väga tihedalt. See nimetatakse tüüpiliseks magnettormiks ja siis, kui magnettorm on läbi, tegelikult siis magnetväli kohe ei rahune, või on teatud sellised mikrovõnked seal või järeltõuked magnetväljas, mis seal aset leiavad. Nii, et siin on siis võrdluseks pandud siniselt tüüpilise magnetväljaga päevapäev ja siis magnettormiga päevapäev, kus siis õhtupoole hakkab siin magnetväli kõikuma, nagu eile õhtu. Magnettorm ei ole niivõrd tavapärane, et mul on lihtsalt väga hea võimalus juhtunud, et kui ma eelmine kord ka tudengiteaduse päeval esinesin, siis samuti oli samal päeval magnettorm, et hea millessegi siduda. Nüüd
sarnane pilt selle eelmise ettekandega, kas pole, kus me kuulasime huvitavat ettekannet selatiinist. Aga siin on tegelikult nüüd magentvälja 3 telge ja alumine on siis näitab resultantvälja 3 summat. Et päev otsa on ilus päev ja siis äkitselt käib siis, jõuab see laetud osakeste vool päikse poolt kohale ja siis ta hakkab magentvälja siin kangutama. Et see on reaalne magneetogramm, lihtsalt panin nagu võrdluseks. Ja siin on siis protsess selliselt näha, et päike purskab, maakera magnetväli tekitab siis niisuguse toroidse välja ehk kaitsekilbi ümber planeedi ja kui nüüd siis päike seda survestab, siis magnetväli surub kokku ja mis ongi siis nüüd hetkeliste tugevamate magnetvälja impulssidena meil tunda. Ja siis ta väljendub ka loomulikult virmalistena, et see on seotud fenomen, et alati kui esinevad virmalised, siis on meil tegemist magnettormiga. Ja teine huvitav nüanss veel kõrvalpõikena, et nagu me teame, et päikene elab läbi 11-aastaseid tsükleid, tegelikult on see 22 aastat, aga iga 11 aasta tagant ta siis nagu aktiviseerub, ehk neid päikseplekke on rohkem, need päikseplekid mingi aja pärast siis purskavad ja kui see purs on piisavalt tugev, siis ta rebib ennast päikese gravitatsiooniväljast lahti ning sööstab siis maailma ruumi ja kui maa juhtub ette jääma, siis on siin magnettormid resultaadiks. Nii et mis siin on siis erilist, et kes võib-olla tudengiteaduse päeval oli, siis meenutab, et ma seostasin neid teatud rahvaliikumistega. Et Praha kevad, Budapest, 91 Nõukogude Liit lagunes. Siin tegelikult ei ole mina see, kes selle nüüd leiutas või selle avastas sellise seose, et seda on juba ammu kirjutatud ja leitud, et alati kui päike on nagu aktiivsem nendes kõrghetkedel, siis on teatud sellised massiliikumised ja tüüpiliselt on need rahva seas, kes siis teevad mingit revolutsiooni. Et seal, kus ikkagi rahvas on nagu alla surutud ja 2013, 2014, 2012 see päikese tipp. Ma mõtlesin, et ma saan ainukese näitena tuua selle, mis oli see Araabia kevad, aga nüüd on meil ka siis tulnud Ukraina talv järgi, et vaadake, kuidas see mõjub. Nüüd, jah, meie siin ei mässa, et meil on järelikult kõik korras praegu. Magnettormi mõju inimesele, kui me analüüsime kirjandust, siis üllataval kombel teaduslik kirjandus seda toetab, neid tervisemõjude seisukohti ning leida võib väga mitmeid mehhanisme. Näiteks on leitud, et kui magnettorm siis esineb, siis vererõhk on nagu mõjutatud ning samuti südame tegevus, et südame, ütleme, seal on vist oli HRV ehk siis südamerütmi ühtlus, et see võib muutuda. Ning loomulikult astronautidega on tehtud katsed, sest astronautid on seal kõrgemalt tugevama magnetvälja käes ja nemad samuti kannatavad seal kardiovaskulaarsete tegevushäirete all, kui magnettormid on. Ning väga huvitav oli üks uuring, mida Atlanta Föderaalreserv läbi viis ja mis seletas, et geomagneetiliste kõikumiste perioodidel seostavad sellest mõjutatud inimesed, olles samal ajal emotsionaalselt ebastabiilsed magnettormi tõttu. Nad seostavad seda sündmust millegi muu põhjusega, mis omakorda viib neid ebakorrektsete hinnanguteni. Mida see nüüd tähendab? See tähendab, et magnettorm on ju tekitab teatud stressi inimeses. Siis ta tunneb, et see aktsiaportfell, mis tal on, et seal on risk, nüüd, et ta peab selle maha müüma, muidu ta kaotab raha ja ta ei suuda enam kognitiivselt seda hinnata, seda, mis tal käes on, nii hästi kui muidu. Ja siis nendel perioodidel müüakse kõrgema riskiastmega aktsiaid rohkem. Ja siis kasvab nõudlus madalama riski tasemega aktsiate järele. Et kes siin tahab kätt proovida aktsiaturul, siis siin on üks koht, millest kinni haarata. Nii, ja ma siis ankeediga küsisin inimestelt, oli siin 6 magnettormi, oma paar tuhat vastust tuli selle 6 magnettormi kohta
ning toodi välja sellised huvitavad, no mis need huvitavad, need on kõik teada, aga huvitav on see, et ligi pooled vastanutest teadsid, et see päev nad tundsid ennast väsinuna ja et see päev oli neile unine, et nad ei maganud korralikult välja, mis on muidugi seletatav, et kui sul magnetväli kõigub, siis miks sa peaksidki hästi magada saama. Samuti uimasust, hommikul ärgates on inimene ikka väsinud, kehva tuju ning keskendumisraskused, et need on nagu kõik samas liinis, mida siin need kirjanduse näited tõid. Teatud inimestel siis ütleme viiendikul isegi raskemad sümptomid nagu peavalud näiteks ja stress ja depressioon. Huvitav on ka see, et naised on rohkem mõjutatud kui mehed, et naistele öeldakse, naised keskmiselt teadsid seal 8,6 sümptomid ja mehed 7,4, et need ühe sümptomi teatasid naised rohkem. Ning huvitav on ka see, et ma arvasin, et kui magnettorm on tugevam ja ta kestab kauem, et siis ta mõjutab nagu rohkem. Et siis nagu rohkem inimesi teatavad neid sümptomid, aga tegelikult niimoodi ei olnud ja seda tegelikult teatab ka kirjandus, et ei sõltu mitte sellest tugevusest nii palju, vaid sellest laine kujust või mis karakteristikaga see magnettorm on. Et näiteks Vene uuringud on välja toonud, et magnettormi päevadel muuseas, et siis on risk, kellel on kõrgendatud risk saada insult või infarkt, et neid juhtumeid esineb siis magnettormi päevadel rohkem. Et siis me võime järeldada, et kui inimesel selline risk on, et siis ta peaks võtma selle päeva nagu rahulikult ja ainult siis, no mitte nüüd väga, tähendab emotsionaalselt pingutada ja mitte füüsiliselt ennast üle pingutada, vaid teha rahulikult. Nii et mina lõpetan oma hüpoteesiga, mis ma siis järeldasin, et üks tulemus mis veel oli, et noored inimesed on nagu rohkem mõjutatud ja hüpotees on see, et kuna noortel on rohkem enda ümber kõiksugu wifi seadmeid ja traadita andmesidet, siis see on neid teinud tundlikumaks ka magnetvälja kõikumiste suhtes. Nii et sellele võite julgelt vastu argumenteerida ja oponeerida, aga hetkel tulemused sellise järelduseni mind viisid. Et aitäh teile kuulamast! Aitäh, Tarmore! Paluks küsimusi? Oi, kohe kätemeri. Siit vist kõige lähemal sulle mikrofoni. Madli, Tartu Ülikool. Küsiks selle metoodika kohta. Ma ei tea, võib-olla sa rääkisid, võib-olla ma ei pannud tähele, aga kui inimesele anti ankeet ette, et kui keegi küsiks minult, et täna on magnettorm, kas sa tunned ka ennast natuke uniselt, siis ma vastaks, et oi jah, ikka tunnen küll. Et kas see oli nagu, kuidas te küsisite nii, et see ei mõjutaks nagu vastust? Ankeet oli selgelt, jah, loomulikult ma seda nagu mõtisklesin pikalt ja oma juhendajaga ka, et kuidas seda küsimust püstitada niimoodi, et ma saaks selle magnettormi mõjud just kätte. Et seal oli ankeedis siis 2 korda rõhutatud, et ainult siis vasta jaatavalt, kui see on sinu jaoks ebaharilik sümptom, et sa tavaliselt seda ei tunne. Et võib-olla mõnel on peavalud tihti või mingi muu selline sümptom. Ning teiseks, ega ankeet, kui inimese enda poolt teatatud info, seal on teatud sellised nõrkused jäävadki, et see on lihtsalt selle metoodika eripära. Aga nad muidu teadsid, et see on nagu selle küsimustiku mõte on see magnetvälja? No loomulikult, sest seda infot ei saa varjata, et magnettormi puhul me ei saa teha nagu pime katset, et öelda nüüd ühele rühmale, et täna on magnettorm ja teisele nagu varjata seda infot, see on avalik info. Järgmine küsimus, palun.